Täna on septembrikuu eelviimane päev ja ma näitan, kuhu ma olen jõudnud oma Riolise paabulindude tikandiga. Cross Stitch Saga on mul siin ja sellest on näha, et mul on tekitud sellest 45,18%. Et kõik see osa, mis mul on siin jälle roosaga, on mul tikitud ja on jäänud veel linnud ja oksad tikkida. Aga ütleme, et tikkimine ei ole olnud kõige lihtsam, sellepärast võt see osa, mis siin on. Aga ütleme, et sellest ma lihtsalt närisin ennast läbi, sellepärast et siin on poolrist pisted ja ma olen ise oma elu teinud sellega keerulisemaks, et ma valisin Aida Canva asemel labasekoega kanga, Britney Lugana. Ja väga raske on siin lugeda, sellepärast et nad ei ole siin järjest üksteise kõrval. See on üks asi, mis teeb raskemaks. Ja teine asi, mis teeb raskemaks, on see, et kuna ma tikin mitte poolrist pistetes, vaid kobeläänis, kusjuures selle tikandi komplekti instruktsioonis on öeldud, et tuleb kobeläänis tikkida need, siis see teeb asja veel natuke keerulisemaks, sellepärast et see tähendab seda, et ma kahe selle piste vahel niit tagantpoolt jookseb kõige pikemat teed kaudu. Et võib-olla praegu ei ole aru saada, mis see on, aga ma mõnikord seletan ja näitan seda. Aga miks ma kobeläänis kindlasti tikin, on see, et ma tahan, et nad jääksid hästi ühtlased ja ilusad. Ja ma ei saa ütelda, et see kohutavalt raskeks asja teeb, aga see lihtsalt teeb asja aega nõudvamaks. Ja ma ei ole nõus sellest loobuma, sellepärast mulle meeldib see tulemus. Natuke keerulisemaks teeb sellega veel lisaks sellele, et nad ei ole siin kõrvuti, eks ole, et on labasekoega kangas, et siin on pool ristpisted ühe mulineega, ristpisted ühe mulineega ja ristpisted kahekordse mulineega. Ja siis, kui sa vaatad seda skeemi, siis lihtsalt, siin on ristpiste, hakkad tikkima, oi, vale arv mulinee niite on mul nõelas. Et kogu aeg pead ennast kontrollima ja minu jaoks oli see, just see koht siit ikka hästi raske. Nüüd, kui tuleb jällegi see saba ja siia tuleb juba see puuoks, siis mul on nagu selline kergendustunne, et nüüd ma saan klassikalise parkimisega tikkida. Ma ei saa ütelda, et ma nüüd seda saba täiesti 100% tikin klassikalise parkimisega, et kui ikkagi värvid niimoodi järjest loogiliselt lähevad need ristid, siis ma tikin värvide järgi selle koha. Aga siit on näha, et siin on selline värvide segunemine, et ega siin väga midagi järjest ei lähe. Et kogu aeg tuleb mulinee värve vahetada. Nüüd mõni taibukam vaataja küsib, et iseenesest ei ole ju oluline, kus need poolristpisted siin on. Ükskõik, kuidas tikid. Ja põhimõtteliselt ei ole oluline niimoodi, kui pilti vaadata. Aga kuna ma iga järgmise rea või järgmised read arvestan selle järgi, mis on eelnevad, siis kui mul on kuskilt siin valesti, siis ma arvestan ka järgmised ülemised read valesti. Ja siis võib juhtuda, et kui ma jõuan siia paabulinnu tuvini, ma ei tea, kuidas emaslinnu kohta öeldakse, paabulinnuni, et mul lihtsalt jääb pool pead näiteks puudu, sellepärast ma olen siin kuskilt nii valesti juba arvestanud, et praegu mul kõik nagu jookseb õigesti, mis on minu jaoks tohutult üllatav ja väga rõõmustav. Ja nagu te näete, ma olen siin juba ära võtnud seda Canva märgistust, see on mul tehtud mononiidiga. Iseenesest on nagu siis jõhb, eks ole. Ma ei vaja seda, see on üks asi. Et ma ei vajanud teda juba siis, kui ma seda tööd enne tikkisin. Aga nüüd vajan ma teda veel vähem sellepärast, et see märgistus, mis mul siin on ja mis mul on Cross Stitch Sagas, on erinev. Need ruudud, need 10 kaupa ruudud on teistes kohtades. Ja mul ei ole nendega midagi peale hakata. Ma lihtsalt tõmban nad üles siin tasapisi. Ma näitan asja, millega ma puutusin kokku ja millega võib-olla mõni veel tikkija puutub kunagi kokku, ehk on huvitav teada. Ma algselt tikkisin, kui ma alustasin seda tööd, siis ma tikkisin selle skeemi järgi. Siis kui ma sain endale Cross Stitch Saga, siis ma kustutasin ära need osad, mis mul on juba tekitud. Ja siis mõtlesin, et okei, nüüd ma hakkan Cross Stitch Saga järgi tikkima, aga kus kohas tekkis probleem on see, et mul on siin võti. Näete. Kui ma näen, et kuna paha on käes hoida, et näiteks kui mul on selline kriips, siis ma otsin võtme pealt, mis see kriips on. See on number 2. See tähendab, et see on mulinee number 2. Ja algselt on siis nad palleti peal just niimoodi mulinee number 2.
see on mul, ma väga vabandan, see palett on hästi kõvasti kannatada saanud, aga lihtsalt need papist tükid, ega nad ei peagi vastu. Võtad siit number 2 mulinee ja hakkad tikkima. Nüüd, kui ma hakkasin cross-stitch saaga järgi tikkima, siis ma avastasin sellise asja, et need sümbolid, mis siin on, need sümbolid siin, ei kattu 100% nendega, mis on mul paberskeemil. See tähendab seda, et kui ma näen siin sellist sümbolit, siis ma ei tea, mis mulinee see mul on. See tähendab, et ma pidin mõtlema ümber, et kuidas ma nüüd hakkan tikkima. Et üks asi oli see, et selle numbriga ei ole mul mitte midagi teha, sellepärast, et ma ei tea siin oma selle mulineede paleti peal, mis number, mis mulinee on, see on üks asi. Teine asi on, nagu siit on näha, siin on Team Seed. Aga mina tikin ankormulineedega, komplektis on ankormulineed. Et juba need värvi või need numbrid ei kattu. Ja mis ma siis tegin? Kõigepealt ma proovisin vaadata, et kas ma saan siit muuta sümboleid. Ja kui siit sümbolid lahti võtta, siin on palju erinevaid variante, siis siin on ka cross-stitch rioolis. Aga siin need, osad sümbolid ma sain niimoodi ära vahetada. Ja ikkagi ei olnud kõiki sümboleid, mis mul on kasutuses selle paberskeemil, see on üks asi. Ja teine asi, paberskeemil on üks sümbol mitu korda kasutuses, aga lihtsalt on eri värvi taustal. Siin ma ei saanud ühte sama sümbolit eri värvi taustadele kasutusele võtta. Need, mis on kasutusel, ma ei tea, ta ei lase mul neid valida enam. Ühesõnaga, ma ei saanud seda kasutada. Ja mis ma siis tegin? Ma tegin siis sellise asja, et kui ma hakkasin tikkima nüüd, ma valisin ühe selle märgi välja, näiteks siin täht U, siis otsisin, kus mul sellel paberskeemil see sama asi on, kuidas ta on märgitud. No U on siin samamoodi U. Vaatasin, siis ma võtsin kätte kolmandaks oma selle võtme. U on number 7, siis ma tegin selle, ma võtsin selle paleti number 7. Siin ei ole näha, näete paleti. Ja võt siia taha ma kirjutan selle numbri, mis mu nüüd läks ära. 712. Ja võt siia 7 taha ma kirjutan 712. See tähendab seda, et edaspidi mul ei ole võtit ja seda paberskeemi vaja vaadata, sest iga kord, kui mul tuleb see U täht, ma vajutan sinna peale, ma vaatan, 712 ja siia on mul juba tasapisi kirjutatud, mis mulinee lõngad mul värvid on kasutusel olnud, et mis number ta siis on siin. Et ma lähen nagu üle siis sellisest numbrilisest organiseerimisest mulinee numbrite järgi organiseerimisele. Selle töö puhul on see kõige mõttekam. Kui keegi veel leiab, et tal ei kattu need sümbolid, mis on saagas ja mis on paberskeemil, et lihtsalt on mõtet mulinee lõngade juurde kirjutada, mis saagas, mis värvinumber on siia antud. Ja siis ei pea nagu mitut paberit ja mitmesse kohta vaatama. Ja siis, mis ma veel muidugi leidsin, on see, et osad asjad, näiteks mul on siin, võtan need prillid korraks eest ära. See on mul tikitud. On pandud mul selline märk nagu parkimine. Tegelikult ma ei parkinud sinna. Aga miks ma need ära märkisin on see, et ma avastasin, et paberskeemil ja saagal on siin erinevad märgid. Ja enne kui ma siis tikkima hakkan järgmist seda piirkonda, siis ma võtan selle paberskeemi ette ja lihtsalt lasen silmadega üle ja vaatan, missugused on erinevad, sest natukene on, mõned vead on ikka sees. Ja võt siia ma leidsin vea ja et mul meelest ära ei läheks, siis ma lihtsalt märkisin, see on seesama parkimine, eks ole, see sümbol. Ja kui mul on tikitud, siis ma tegelikult võtan need parkimissümbolid siit maha. Et siis ma tean, et siis on valmis. Ja siis selle töö puhul esimest korda ma kasutasin neid prille. Vot neid prille, mis siin on. Miks? Sellepärast, et mul on kanvaan valge valitud siin ja ma ei saanud aru, missugused vot need täpid siin. Need on valgega mulineega tikkimine ja siin on valge märk. Ja ma ei saanud aru, kust mul on tikitud ja kust mul ei ole tikitud. Ja siis ma tegin nii, et
tegin roosaks selle asja, et nüüd ma näen seda, mis mul on tikitud, on roosaga ja mis mul on tikkimata, siis näete siin kohas näiteks, kui ma prillid eest ära võtan, siis väga raskesti on aru saadav, et need valged on siin tikitud ja need valged on tikkimata. Aga prillidega või selle markeriga on väga hästi näha. Üldiselt mulle muude tööde puhul ei meeldi kasutada sellist värvilist tausta, aga selle töö puhul ma kasutan. Et see on ikka see, et iga asjaga tuleb omamoodi iga asja organiseerida. Ja mis ma nüüd edasi teen ma seda, et ma võtan ta siit, ma päris raamilt maha ei võta, aga ma võtan küljed lahti ja kerin seda tööd edasi. Ja hakkan siis ülespoole minema ja ma näitan siis, kui mul on jälle mingisugune loogiline etapp ära tikitud siin. Ma väga vabandan, et mu hääl on selline imelik, aga mul on veidikene nohu. Aga ma tahtsin teile näidata seda, et ma olen oma paabulindude tikandiga jõudnud tikandist sellesse kohta, mis on kõige kergem. Ma arvasin, et see saab olema kerge. See on siis see puuoks, mille peal nad istuvad. Ja miks ta nii kerge on? Ta on kerge sellepärast, et siin on sellised värvilaigud, et ei ole sellist suurt värvide segadust, nagu on siin sabal ja ei ole siin poolristide ja 1-2-kordsete mulineelõngade vaheldust, nagu on siin taustal. Et selles mõttes on see selline puhkeperiood ja siit ülesse mul hakkab tulema siis see emane paabulind ja siit on mul veel natukene oksa jäänud tikkida. Ja mulineelõngad on mul siin töö peal niimoodi laiali. Ma tea, paljud ütlevad, et neile kohutavalt käivad närvidele need mulineelõngad. Minul ei ole nende vastu midagi, nad ei jää mulle ette. Ja siin on siis need jõhv, mille ma siis niimoodi ära lõikan lahti ja siis ma tõmban ta siit niimoodi välja. Ja mis ma ennist nagu eelmises videos jätsin rääkimata, aga mis ma nüüd vist siia juba alla olen kerinud. Või on siit näha, ma kohe vaatan. Ja ma olen selle koha juba edasi kerinud. Ma pärast vaatan, kas ma leian üles, mul oli ju selle kanva või selle kanga peal üks auk. Ja see auk oli mul siin juba ja siis kui ma hakkasin tikkima, kui ma selle kanga ostsin, et mul oli lihtsalt üks lõimelõng katki ja siis ma üritasin teda lappida, seal liimida ja kinni tikkida. Sellega ma nägin, sellega tuli natukene vaeva näha. Suuruse poolest pool tööd on kuskil siin, aga ristide arvude poolest on mul natukene vähem kui pool tikitud. Jätkan oksa tikkimist. Ma ütlen, et on päris mitmed kuud ja ma näitan oma järgmist olulist nii-öelda vahefinišit. Nimelt eile õhtul ma pingutasin väga tugevalt selle nimel, et valmis saada oma esimene lind. See on emas lind siin ja ta on täielikult valmis. No muidugi siin on puudu veel backstitch ja siin on puudu veel helmed, aga ma ei ole kindel, kas ma neid helmeid üldse panen. Aga jah, esimene linnukene on valmis. Ja ma pean ütlema, et kõige raskem osa selle tikkimise juurest on tegelikult selle isaslinnu saba, sellepärast, et siin on nagu neid värve on hästi palju ja nad vahelduvad hästi kiiresti ja nad ei ole ka kõrvuti täiesti. Et siis ütleme, näiteks seda lindu juba oli väga lihtne tikkida, sellepärast, et siin on võib-olla 4-6 värvi ja nad on suht niimoodi värvigruppidega, et väga lihtne oli tikkida, seda läks väga kiiresti. Tikitud on mul tänaseks päevaks 68,2%. Jäänud on mul veel tikkida siis isaslind ja taust, millega ma siis tegelen. Ma tahan hästi ruttu selle töö valmis saada. Rääkides mulineedest ja üldse sellest skeemist, siis praeguseks hetkeks on nii, et on osad nii-öelda mulinee värvid, mida mul enam töös vaja ei lähe, sellepärast et nendega on kõik. Ja siis on mul üks värv kohe nii-öelda otsa saamas. Mul on sellest värvist mulinee lõnga järgi kuskil 7-8 sentimeetrit. See on selline ilus erkkele sinine ja seda mul vaja veel 2 ristpistet teha siin. Kohe näitan. Vot see värv. Seda on mul nüüd jäänud veel 2 ristpistet teha siin isaslinnu noka juures. Ja miks ma sellest räägin on see, et üldiselt on niimoodi, et ega seda mulineed väga raisata ei ole. Et ma tikin absoluutselt kõik mulineelõngad lõpuni ära.
ja need jupid, kui nad jäävad ka sellised, ma panen nad kõrvale, ma ära ei viska praegu, sellepärast et ma ei ole kindel, kas mul ikka värvi jätkub. Ja edaspidi on tikkimine selles mõttes nagu lihtsam, et jällegi, nagu ma ütlesin, saba on kõige keerulisem. Et siin on nagu neid erinevaid värve on vähem ja seetõttu läheb ka tikkimine, ma arvan, eeldatavalt kiiremini. Mida mul on plaanis veel teha, mul on plaanis näidata, siin on kobeläänpiste, kogu see taust. Et kobeläänpistet peab siis tikkima nii, et oleks maksimaalne murdumisnurk 2 erineva piste vahel. Et ma kavatsen ühe video teha, näidata, kuidas mina seda teen, et võib-olla kellelgi läheb kunagi vaja seda teadmist. Tikingi seda tausta praegu kobeläänpistes, jäävad siia mõned oksad veel ja siis järgmine suur vahefiniš on siis, kui on see isaslind ka valmis. Ma arvan, et see on kõik oluline, mis ma tahtsin siin vahepeal ära rääkida. Nüüd ma lähen edasi tikkima ja siis kohtume, kas mul on siis kas töö täiesti valmis, vähemalt ristpisted ja poolristpisted või siis, kui on isaslind valmis, ma vaatan, kuidas tuju tekib. Ja loomulikult eraldi ma näitan seda, kuidas ma tikkpistet teen. Täna on 19. jaanuar, aga tegelikult mitte see ei ole tähtis, vaid tähtis on see, ma tahtsin näidata, et ma kuidas reaalselt nagu tikkimisprotsess välja näeb, sellepärast et ma arvan, et kõik on kuulnud seda vanasõna, et kui on üle koera saadud, et küll siis üle koera saba saab ka. Et selle tööga on nüüd täiesti vastupidi, et kui on üle saba saadud, siis üle linnu saba saab ka, sellepärast et pärast saba valmis saamist see keha on läinud ikka väga kiires tempos. Et täna ma olen teinud täiesti oma rekordi üle 600 risti, peaaegu 700 risti tikkinud ja mitte sellepärast, et ma oleksin nagu üritanud mingit maratoni siia teha, vaid sellepärast, et lihtsalt ongi väga palju lihtsam tikkida. Siin võtad aga ühe värvi ja järjest see värv jookseb siia ülesse. Üks värv ja järjest see värv jookseb siia ülesse. Et ei ole sellist värvide segadust nagu seal sabas. Et kui te nagu mõtlete, et kust alustada seda töö tikkimist, siis mina soovitaksin nagu alt ülesse, sellepärast, et siis on see raskem osa saab läbi ja siis edasi on nagu väga lihtne. Et tegelikult ma tikin muidugi kiiremini kui siin video peal, sellepärast, et minu ja selle töö vahel on veel telefon statiiviga ja siis on veel luup. Ja mul siin ruumi ei ole, sellepärast tundub, et ma teen seda väga aeglaselt, et tegelikult läheb väga lihtsalt see asi. Ja osade värvidega on siis jah niimoodi, et on veel viimased pisted vaja teha. Aga mõne värvi puhul, võt see värv, mis mul on selline pruunikas, et sellega on ma ei tea, kas mul ikka jagub seda. Et kogu aeg on see hirm, et ei jagu. Sellepärast, et ma tekin see Cross-Stitch Saga järgi, seal on muudetud see skeem Team Seeks, aga siin on Anchor Molineed, et ma nagu reaalselt ikkagi tea, mis numbrit ma peaksin ostma juurde. Ja poodi ma reaalselt, siin kus mina elan, siin ei ole neid müügil lihtsalt. Et ma saaksin interneti teel tellida, aga kui ma numbrit ei tea, siis ekraani järgi nagu värvi valida on nagu väga raske. No vot, ma jätkan siin nüüd tikkimist.